Räägitakse ikkagi kõikidest tõugudest ja sa jumala jumal, sealt ta tuleb karvane ja suurte sarvedega. Mis te arvate, mis tõug see võib küll olla? Kui te ikka looduskaitsealadel käite ja äkki hakkavad sarved paistma ja natukese aja pärast tuleb ka midagi veist järele, aga see on nii pisikene selle suurte sarvede järel, siis see on alati Šoti mägiveis. No nii, Tõnu Põlluäär on nõus rääkima. Nii, ole tubli. No nii, väike intsident siis juba lava taga oli, et üks lihaveis lihtsalt tegi väikesid trianglit ja juba ta välja ei tulegi ja tegelikult eks see nii nende lihaveistega on, et loomult paistavad nad meile ilusad, rahulikud, suured, uimased ja nii edasi, aga nii kui midagi nendega tegema hakkad, siis muudavad oma iseloomu ja uskumatu, et nad võivad käituda väga ettearvamatult. Aga õnneks siin kedagi meil siis siin areenil nüüd ka on ja sellel aastal päris palju. Üldse lihaveise kasvatus on selleks aastaks arenenud väga jõudsalt Eestis. Kui 1. augustil võtsime andmebaasi väljavõtte, siis täna Eestis 52 525 erinevat lihaveist, nii puhtatõulisi kui istandeid. Ja 3 tõugu on väga suures ülekaalus, Hereford, Aberdeen, Angus ja limusiini tõug. Neid on 3-ga kokku siis 71,7%. Kõige rohkem lihaveisid kasvatatakse Lääne-Eestis, Saaremaal 13,7%, Läänemaal 12,2% ja Raplamaal 10%. Sellised on nagu esikolmiku maakondade tulemused, kus on kõige rohkem lihaveisid ja tunduvalt vähem on neid siin Tartumaal, näiteks on 1,9%, Põlvamaal 3,1% ja Jõgevamaal ka 3,2%. Samas meie kaubanduskettidest, kui te ringi liigute, nii Konsumid, Selverid, kui Taluturg näiteks siin Lõunakeskuses, Tartus ja muud erinevad kohad Eestis, restoranid, baarid, pubid juba pakuvad erinevaid lihaveise, lihast tehtud tooteid küll vorsti kui küll liha näol. Ja selle tulemusena lihaveise kasvatajatel tulnud rohkem tulu, lihakeha eest saadakse paremat hinda ja eks see olegi lihaveise kasvatades üks eesmärk saada ühe lihakeha eest võimalikult head hinda. Samas meie lihatõugu lehmade, lemmikute, pullikute nõudlus on väga suur. Näiteks eelmisel aastal läks väga palju Eesti materjali Türki müügiks, ka muud maad nõuavad väga puhtatõulisi lehmmullikaid. Kahjuks meil ei ole väga anda, sest 20% lihaveistest on ainult siis puhtatõulised. Ja meie ühistu, siis Eesti Tõuloomakasvatajate ühistu on jätkuvalt olnud valmis pakkuma lihaveise kasvatajatele head tõumaterjali, et seeläbi parandada lihakeha kvaliteeti ja tõsta siis kasvatajatel ka siis tulukust. Täna on Ülenurme esindatud 7 erinevat lihatõu esindajat, kelle teie käes oleva materjali juures näeme ka Simmendali tõugu. Kahjuks nemad Pärnumaalt täna ei saanud kohale sõita. Kokku 10 veist ja 7 omanikku. Ja on siis suur rõõm tõdeda, et sellest 10-st pooled, isegi vasikad ka välja arvestada, siis rohkem kui pooled on täna siin minu ümber. Rääksin tõugude populaarsusest, siis number 1 tõug Eestis on Herefordi tõug. Eestis on neid 25,9%. Algse päritoluga küll Inglismaalt aretatud, keskmise kasvuga sõbralik tõug. Tema on värvuselt selline tumepunane ja pea on tal kindlasti valge ja kõhualune ka. Ja tõugu esindab täna siin minu ees olev mullikas Karola, kes on pärit Tsuratalu osaühingust Valgamaalt, Palupere vallast. Tsurataalus on 182 Herefordi tõugu veist, neist 79 on ammlehmi ja kogu karjas ainult 1 ei ole puhtatõuline. Nii on eilne andmebaas. Nii et Margus, tee oma andmebaas korda. Nii vaatasin ma eile. Et võiks öelda, et talus on
100% Herefordi, tõupuhas Herefordi kari. Ja talu peremees on Margus Keldo, kes täna on siin võtnud Mägiveise vasika oma hoole alla. Ja Marguse kiituseks tuleb veel sedagi öelda, et lisaks agarale talupidamisele on ta ka nüüd Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse uus liige. Aga Merle Laas esitleb teile täna karot. Suuruselt number 2 tõug siis Eestis on Aberdeen Anguse tõug, teda on 24,7%. Šotimaa päritolu keskmise suurusega on Aberdeenid, nad on kerge poegimisega. Liha on rasvarikkam kui teistel tõugusel ja värvused võivad Aberdeen angused olla kas mustad, nii nagu minu ees siin suur pull on, või ka on neid punaseid. Ja täna näeme siis praegu siin minugi juures 6 aasta 7 kuu vanust veterani Fantastic, kes siin näitusel on juba aastaid käinud. Fantasti on siis juba eakas pull, kellel Eestis on 565 erinevat järglast. Ja pull asub praegu Jane Mätiki karjas Harjumaal, Anija vallas. Jane esitab teile ise ka praegu Fantastit ja tema karjas on kokku 112 Aberdeen anguse veist 62 ammlehmaga. Ja ka tema on peaaegu tõupuhas Aberdeen anguse kari. Lisaks aktiivsele taluelule ka on sarnaselt Margusega Jane Lihaveisekasvatajate Seltsi uus liige. Juhatus valiti ümber nüüd aprilli alguses, nii et juhatuse liikmed aktiivselt täna siin esindatud. Number 3 tõug Eestis on siis limusiinitõug. Suuruselt on teda 21%. Maailmas on ta üldse väga laialt levinud tõug. Prantsusmaal aretuse alguse saanud. Nad on tugeva lihastusega, keskmise suurusega, samuti head lihaomadused. Nad on pruunikas kollasest punakaspruuni värvuseni ja nendel on iseloomulik see, et nendel on rõngad silmad ümber. Limusiini tõugu lehm on täna väljas, ta asub seal lava taga või siis ütleme areeni taga, minge teda pärast vaatama. Tema nimi on Solveig ja tema on siia toonud täna Lihaveisekasvatajate Seltsi esimees Aldo Vaan isiklikult, osaühing Topi mõisast, Läänemaalt, Lihula vallast, kus kasvab kokku 173 limusiinitõugu veist. Simmentali tõugu esindajad siis täna ei ole, kuid tema on number 4 tõug täna Eestis. Šveitsist alguse saanud, suur kehaehitusega ja kõrge ööpäevase massiiibega ja enamasti punase valgekirjud veised. Esineb muidugi teisi värvitoone. Ja esmakordselt näitusele pidi täna tulema Valdeni osaühing Pärnumaalt, aga kahjuks siis see talu täna tulemata. Kuid Valdeni talu karjas on üldse 27 lihaveist, et mitte väga suur kari ja 10 ammlehma ka ja lisaks Simmentalile peetakse ka Hereford. Charolais tõug number 5 Eestis arvukuselt. Ka Prantsusmaal aretatud tõug on suure kasvuga, väherasvase lihaga, värvuselt heledad. Mõlemad Charolais tulid kohe siia minu juurde, et ennast ilusasti näidata. Ja me näeme siis 2 Charolais tõugu valget veist. Suur pull Epperviir Annor osaühingu karjast, Alari Kutsari, kuidas öelda, demonstreerida ja kamandada. Ja Annor osaühingus on kokku 292 Charolais tõugu kuuluvat veist, väga suur kogus. Ja teine Charolais tõugu loomakene on siin minu ees osaühing Talu ja Tulu Pärnumaalt Poonga vallast, Targo Pikkmetsa käes olev Midnight, kes inglise keelt ei mõista, kesköö, et arvamus on ilusad kõlavad nimedki, kuid praegu on keskpäev alles möödunud, on kesköö väga rahulik siin minu juures. Ja Talu ja Tulu karjas on kokku 36 veist, kellest 12 on ammlehma ja Charolais osakaal 67%. Aga karjas on veel ka Herefordi ja Simmentali tõu erinevad. Krista. Number siis juba 6 tõug, Šoti mägiveis, kes väga tutvustamist tänu oma sarvedele ei vaja, kuid siiski, kes enne kuulnud ei ole, on tõug Šotimaal, väikese kasvuline, tal on pikk karv, suured sarved, aeglane kasv, mis teda tegelikult iseloomustavad. Ka võiks öelda, et ta on vähenõudlikum kui teised tõud ja ta on väga populaarne Eestis.
Öeldaksegi, et Šoti mägiveisel on tervislik, madala kolesterooli ja rasvasisaldusega liha, kuid kas see nii on, seda te saate ilmselt kasvatajatelt endilt küsida. Ja täna esitab, nagu ka juba aastaid enne Šoti mägiveist on siin Ülenurmel teile tutvustanud Kaido Kõiv Põlvamaalt Kanepi vallast ja teda assisteerib siis Hereford'i tõu tipparetaja Margus Keldo. Ja Kaido esitab teile Petriat, kes on oma neljakuiseks saava lehmvasikaga teie juures. Üldse Kaido karjades on 15 Šoti mägiveistõugu veist mõne amlehmaga, et kari ei ole väga suur. Veel on järgmisena või vähem esindatud tõug Eestis Aquitaine hele, mis tasapisi oma arvukust tõstab. Prantsusmaalt pärit tõug, kus loomad on pika ja lihaselise kerega ja kõrge massiiibega. Eestis on ta arvukus tõusnud, kuid mitte väga suuresti, kuid huvi tasapisi on suurenemas. Värvuselt on ka nad valged, et päris kergesti segi ajada võib-olla ka Charolais tõuga, kuid kes teab, seda ei tee. Ja täna on ka väljas areeni taga, tema jalutaski siin, lasi jalga korra. Toora lasigi siin jalga ja tema on pärit Topimõisa osaühingust, nii nagu limusiinitõugu veis, ehk siis meie lihaveise kasvatajate seltsi presidendi enda karjast. Ja Topimõisas on 58 blonde tõugu veist, neist 26 amlehma. Ja veel üks tõug on teil täna siin areeni taga väljas, see on uus tõug Eestis või suhteliselt uus tõug, Aubraki tõug. Ja Aubraki tõug on algselt ka pärit Prantsusmaalt, ta on keskmise kehaehitusega pikaajaline tõug, rahulik loom, värvuselt liivakarva olevat. Ja Eestisse sattus Aubrak tänu sellele leedulased, meie head naabrid kinkisid meile selle tõu, et hakata aretama. No milline tulevik teda ees ootab, ehk seda näitab aeg. Praegu on Eestis olevad ainukesed Aubrakid Lea Teiteri karjas siin samas Jõgevamaalt Abivere vallas. Tal on 12 Aubraki veist, 5 amlehma ja kes näha tahab, siis neti oma 3,5 kuise lehmvasikaga Teitsal areeni taga ootab. Tänasest Eestis elavatest tõugudest, kes on jõudluskontrolli all, on puudu siit Belgia sinine, Vimont ja Kallovei, kuid kui te Eestimaal neid kohtate, eks siis kasvatajad teile ise tutvustavad. Ja veel on Eestist toodud mõned shorthornid ja on ka tekstereid ja ka piisoneid, mida ka lihaveisteks nimetatakse, nii et valik on suur ja lai. Aga aitäh, et kuulasite, aitäh, et lihaveise kasvatajad, kes te mulle siia taustaks ilusasti tulite ja edu teile jälle kõigile, aitäh!